käik. No nii, palavad tervitused kõigile Delfi spordi- ja rallisõpradele. Head uudised on sellised, et alates sellest hooajast on meil lisaks otseblogile, kohapealsetele värsketele kommentaaridele ja kõigele muule olemas ka täiesti oma ralli podcast 6 käik, seesama, mida te hetkel kuulate. Eetris hakkab see siis praeguse plaani järgi olema ralli nädalavahetuste ajal 4 korda nädalas, siis ehk neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval, ehk et siis värskeid muljeid jagada, rallile siis kas ette või tagasi vaadata, olenevalt päevast. Täna on siis neljapäev ja vaatame rallile ette. Minu nimi on Raul Ojassaar ja et see ralli kajastamine jääks siis ainult asjatundmatute ajakirjanike pärusmaaks, siis oleme stuudiosse palunud ka tõelise eksperdi. Selleks on ka ise korduvalt M-rallidel osalenud Karl Ruuda, tervitus! Tervitus kõigile ja tore on siin jälle olla, et saame jälle mingit show'sti ajada, aga loodetavasti me anname ka teie päeva ja õhtusse mingit kvaliteetset informatsiooni ja saame kõigile pöidlad peos kaasa elada just oma meestele. Just nii. Ja enne kui me siis selle sama Monte Carlo ralli juurde läheme, mis täna siis seal Prantsusmaa kagupiirkonnas siis algab, siis kiirelt paar sõna ka sinu enda kohta. Täna tuli uudis kõigepealt, et Huttunen on kinga saanud Hyundai noortesüsteemist, kes sinu ees siis selle konkursi võitis. Mis sinu reaktsioon sellele kõigele siis üldse oli? No, mis sul ikka emotsioon selle peale on? Tekkis kohe nagu küsimus, et mis siis juhtus ja eks mul kontaktid on ikkagi olemas ja ma kirjutasin ka, et nagu, mis siis toimub või mis toimetate, et äkki ikka teete mingi programmi, aga vastus oli ikkagi negatiivne, et arvatavasti lihtsalt Korea meeskond on tõmmanud sellele noorteprogrammile hetkel pidurit ja keskenduvadki siis põhimeeskonnale ja sellega nad on toonud ka endale ju lisaks 9-kordse maailmameistri, mida ma neile ka siis kirjutasin, et nagu super tänud teile fantastilise line-upi eest, et see on nagu üks ägedamaid hooaega üle pika aja ja mul on nii kaua seda nagu oodanud. Eelmisel aastal sõitsid siin kaasa seal FIA Asia Pacific ralli meistrivõistlustel, osaliselt seal paaril etapil Hiinas. Mis sul sel hooajal plaanis on? On samasse kanti pilgud suunatud? No eks meeskond oli minuga rahul ja mina olin ka seal, tegelikult oli nagu tore sõita ja mõlemad pakkusime üksteisele nagu kvaliteeti. Mina sain natukene neid aidata nii-öelda meeskonna ehituses ja nemad siis andsid mulle koha, et ma saaksin sõita ja see aasta siis me hakkasime ka austraallasega natukene suruma, et minna võib-olla siis Uus-Meremaal, et mu meeskonna bossil oli ka nagu suurepärane tulemus sellel võistlusel, tema tuli teiseks, mina siis võitsin ja hetkel tundub, et neil on plaan minna, aga minu kurbuseks on 3 autoga, et seal neil oli vaja mingit sponsorit juurde ja siis 3. ongi siis see sponsor. 4. autot on juba vist nii kallis nagu võtta, kuigi merekonteinerid juba lähevad, et ma ei tea, et visake sisse, aga ei tule midagi välja, et siis kahjuks on esimesed etapid on just ka nii-öelda you have to qualify, et sa pead kvalifitseeruma, et võita seda tiitlit või midagi ja viimane etapp on Hiinas, kus hetkel on lootust nagu sõitma saada. Ma nüüd ei teagi, et ma otsime siin Austraaliasega erinevaid võimalusi, et üks variant on lihtsalt rentida auto 5 ülesõidukilomeetriks mingi küpsise raha eest, et saaks lihtsalt üle poodiumi ära sõita, arvestusse kirja ja et siis, kui Hiina lõpuks jõuame ja ei tea, mis seal konkurents või palju selle osavõtjaid on, aga et kui väga palju ei ole, siis võib-olla saab ka minna hooaja lõpetamisele. Ühesõnaga, selline süsteem on, et pead lihtsalt starti minema, et nii-öelda kvalifitseeruda järgmistele mingitele etappidele. Sa neid etappe nagu pead sõitma, aga nii-öelda tehniliselt on sul võimalus seda, et sa siis lähed poodiumile, avad tseremooniale ja sul auto läheb katki esimesel ülesõidul. Mis teed siis? Ei olegi midagi teha, et see on selline natukene kaarditrikk ja see on tegelikult on seda ajaloos juhtunud ka MM-ides, et kui sul auto näiteks shakedownil läheb katki ja siis sul on võimalus seda ehitada kuni esimese katseni ja selle aja peale siis inimesed on jala üle poodiumi läinud ja tegelikult on ka juhtunud ka minul endal, et sõidad üle poodiumi ära ja ei jõuagi esimesele katsele. Et tehnikas tuleb ikka erinevaid juhtumeid ette. Just nii. Aga meie siin oleme loomulikult ootusärevusest juba lõhki minemas, nagu ilmselt 10, isegi 100 000 eestlased üle kogu maailma. Uus MM-ralli hooaeg on algamas, kõik algab taas nullist Monte Carlo ralliga. No, ma tean, sa ise ei ole seal küll võistelnud, aga rallimehena sa neid olusid tead ju suurepäraselt. Kuidas sa neid, ütleme, tavakuulajale kirjeldaksid? Mis teeb Monte Carlo ralli sedavõrd keeruliseks, sedavõrd ettearvamatuks, nagu ta tegelikult meil ju on olnud?
Monte Carlo on väga-väga tegelikult keeruline etapp just selle pealt, et sa kunagi ei tea, mis ilm seal teeb ja vähe sellest, et sa pead vaatama ilmateadet, et teha õige rehvivalik. Vahemaad on pikad, et see rehvivaliku võib-olla pead tegema isegi mõni tund ette, nagu täna vist on, et on poodium ja siis on esimesed katsed, et päike loojub ja siis sa pead vaatama tegelikult juba mäe külge ja kus poolt üldse päike tõuseb ja kui palju on pilvi ja et kas ta sulatab kuskil lund ja öösel vahepeal üldse tuleb lund ja lörts ja rehvivalikud ja see on väga raske nii-öelda just nagu vaimselt, et kõik need asjad nagu paika saada ja tegelikult Monte Carlost ongi siis tulnud ka eesautod, mis sõidavad just asfaltetappidel. Nüüdseks sõidavad ainult WRC autodel, Montes on lubatud kõikidel ekipaažidel, et sa paned siis ka nii-öelda oma teise crew välja või meeskonna, kes siis hakkab sinu ees enne kui katse kinni lähevad sinu meeskond nagu peale, sinu legendiga, mis on siis kopeeritud masinates ja ümber kirjutatud. Otil on siis Kulder ja Martin, kes seda tööd temale teevad ja märgivad kõik libedad kohad nagu üles ja nemad peavadki siis seda arvestama, et kus poolt päike tõuseb ja kuhu ta langeb ja selleks ajaks, et 2 tunni pärast, et äkki see päike ei ole enam selle mäenukki taga ja siin on tekkinud jälle kiilas. Et siis, kui siuke mingi informatsioon puudu on, siis need vennad on need, kes saavad üle kulbi. Ühesõnaga, mis ajal see eesauto nii-öelda rajal läheb, sa ütlesid, paar tundi on seal vahet või? No üldjuhul katse pannakse kinni siuke 2 tundi enne esimest autot ja siis selle 2 tunni sees need autod, kas lähevad hommikul on täitsa niimoodi, et enne katset sulgemist, et sa jooksid kõik katsed läbi ja kogu informatsiooni ära anda ja siis, kui nad sõidavad ühe ringi läbi, et siis nii kui viimane auto lõpetab, et siis lähevad nagu uuesti gravel crew'd on siis nende nimetus, et nemad uuesti peale. Et see meeskond või nii-öelda see ralli korraldajad ise määravad selle aja, kuna on see time frame, kus need inimesed võivad seda katset nii-öelda siis spectate'ida ja informatsiooni meeskondadele siis tagasi anda. Nagu tavaliselt oleme harjunud, et MM-rallidel see neljapäeva õhtu on selline natuke nalja pärast, et siin üks publiku katse vahel või midagi sellist lühemat, kus midagi erilist ei otsustate, siis Montes ikkagi tänavu pannakse kohe gaas põhja, 2 20-kilomeetrist katset on täna suhteliselt hilja õhtul plaanis, pimedas, keerulised teed, must jää, Ott Tänak ka tõdes, et rall juba algab väga keeruliselt, et mida sealt tänaselt oodata, et see ikkagi tundub on selline ütleme situatsioon, kus ikkagi need kogemused maksavad ikka päris kõvasti. Kindlasti, ega ma arvan, et see tänane päev üleüldiselt või tänane õhtu on, kõik on nagu paar kuud pausil olnud ja natukene on nii-öelda nagu närvid läbi, et kui Miik siin esimesed shakedownid startis, et ta unustas start mode'i üldse peale panna, et auto käis nagu piiresse, kuigi nii-öelda seal on mingid limiterid, mis hoiavad nagu rataste nii-öelda, et nad ei käiks nii palju ringi ja kõikidel on nagu närvid natukene sees, et esimesed 2 katset on pimedas, metsa vahel, mägedes, kunagi on lööb teinud avarii, pannud katuse isegi ja seal eelmine aasta juba juhtub nii mõndagi ja seal on lund ja seal on nagu esimene päev on täis kompott ja keegi ei tea, mis neid ees ootab. See on pimedas, just sellel hetkel läheb ka miinustesse, me just vaatasime sinuga ka ilmateadet, et ise oled juba kõikides asjades siin juba kursis ja proovid nagu teada, et milline see õhtu nagu kujuneb, et seda õnneks meil on juba paari tunni pärast ju au näha, paari 3. Kell 20:38 vist Eesti järgi esimene katse algab, praegu on siin kell natuke 5 läbi, kui me seda saadet salvestame, et natuke on tõesti veel aega ja tegelikult Ott Tänak ka tõdes, et mis tal tõded oli, see on lihtsalt tõsiasi, et selle rehvi valiku tänase osas peab tegema ikkagi mitu tundi enne seda reaalset katse algust, et kui palju nagu, või kui raske see tegelikult on, kui sa tead, et see ilm võib teha, võibki olla seal nulli juures, seal võib olla kiilas jää, seal võib olla sula, kui palju see, kui raske see rehvi valik ikkagi sõitja jaoks on sellises olukorras? No tegelikult ei ole raske, näita näpuga ja need lähevad alla, aga just see, et kas sa teed õige valiku, mis keegi teine tegi, siis seal on spioonid, on servistes väljas, kes käivad vaatamas teisi. Viimasel hetkel tehakse veel niisugust pulli, et sulle pannakse näiteks naelad alla ja siis minut enne seda visatakse slikid kottide sees, nagu olgu, et sa neid soojendada ei tohi, lihtsalt on kottide sees ja lastakse auto niimoodi maha, kõik märgised on ära teibitud ja siis inimesed nii-öelda keegi ei tea. Ja lõpuks siis nii-öelda, kui kõik autod on servisest väljunud, siis saad selle rehvi valiku nagu teada ka, mis teised tegid
ja tänasel õhtul ongi tegelikult üks nii-öelda või Monte üleüldiselt ongi refitaktika ralli, et kui sa seal teed vahepeal mõne riskantse otsuse, mis ühel katsel võib-olla sa kaotadki palju, mis nii-öelda on okei, siis järgmisel katsel sa võid nagu, järgmistel 2 katsel sa võid nagu julmalt võita ja see ongi nii-öelda ühtepidi on see nagu kämbeldamine. Et päris kasiino ei ole, et ja kämbeldamise riskid on märksa teised, aga kui sa tahad võita ja sa tahad ka teistest parem olla, et siis vahepeal sa pead võtma mingeid riske ja mingeid otsuseid enda peas, et sellepärast see võib-olla närvesööv ongi, et lõpuks sa ju ei tea, mis on õige. Alati võiksid turvaliselt minna, aga siis sa enam ei võida. Aga miks sa siis tulid siia, kui sa nagu üldse võidu peale välja ei lähe? Just nii, no tänavune Monte on selles suhtes ka muidugi tohutult huvitav, tohutult põnev, et näeme 2 rallimaailma tõelist suurkuju, 2 Sebastiani, Loeb ja Ogier uutes meeskondades, mõlemad siis Ogier puhul Citroen, ei ole küll temaks päris uus, aga praeguse olukorras ikkagi see meeskond on ju vahepeal nii palju muutunud, et sisuliselt kui uus meeskond ja Loebi puhul siis täiesti uus Hyundai, et Ogier puhul nägime 2 aastat tagasi M-sporti minnes ju suutis Montes kohe võita. Mis sa arvad, kas ja kuidas see Loebi nüüd mõjutab, et ta värskelt tuli eelmisel nädalal alles pikalt kurnavalt Dakari rallilt, sai siis nädalavahetusel esimest korda alles Hyundai testida, 200 sellist testikilomeetrit vist kuuldavasti on all, et mis sa arvad, mida ütleme esiteks siis Loebilt sel rallil üldse oodata on? Ma arvan, et Loebilt on meil oodata just seda kogemuste peale toetumist, et ta teab, ta on mitu dekaad seal sõitnud, olgugi et mõni aasta on vahele nüüd jäänud, aga sellegi poolest ta ei ole nagu külma käega olnud, ta on paar korda meile ka näidanud, et ta saab hakkama. Nüüdseks need ilmastikuolud, mis seal on, me ei teagi ka, et keegi ei tea praegu, et siin mingid pilte on ka internetis liikunud, et kuskil nagu lund on ja kui oleks nagu kindlasti nagu puhas joon, et siis oleks talle, ma arvan, et raskem vastu saada. Aga kui tingimused lähevad keerulisemaks, et siis tal on see kogemus, on see, mis teda kindlasti nagu aitab. Samas ei julge midagi spekuleerida. Ma olen ka seda pikalt nagu oodanud, et näha, et mis siis juhtuma hakkab. Et ma arvan, et see ongi see, et miks tuleb seda vaadata ja miks tuleb meid kuulata ja kui ei jõua vaadata, siis me anname selle infoga uuesti edasi, et mis seal siis juhtus või kuidas see nagu toimib, aga ma arvan, et see tuleb igal juhul põnev. Kas ütleme, et seal ei olnud küll täpselt sellist kogust, aga ütleme 200 testikilomeetrit, kas 1,5 päeva oli vist, mida ta sai üldse sõita. Kas see on piisav, et ütleme ei ole? Ei, kindlasti mitte. Aga Loebi jaoks? No eriti, kui sa tuled tüünide seest, liiva seest, müttad nagu nii-öelda liiv on täiesti teistsugune pinnas ka veel, kus saavad nii-öelda Nasser, siis sai väga hästi hakkama ja võitis selle. Aga jällegi minna nüüd täiesti pehmelt nii-öelda mingi tuuni džiibi pealt jäika karti autosse, mis on nüüd veel tutikas auto tema jaoks. Ma arvan, et see ei ole lihtne. Üldse ma ei saanud aru, miks ta läks PSA grupist ära. Seal nagu ma ütlesin ühes teises podcasti, siis ma arvan, et tal on mingi agenda või siin on veel mingid uudised tulemas. Või siis lihtsalt Hyundai'l on praegu täiesti kõik, et all in or nothing, sellepärast, et meil on vaja seda nii-öelda mingit tiitlikke võita, et kõik aega on jäänud teiseks ja ei ole saanud ei sõitjate oma, ei manufacture'id. Toyota on juba selle saanud. Super. Aplaus muidugi eelmise aasta peale, olgugi, et meie ei saanud seda, või nii-öelda, Ott ei saanud seda individuaalset tiitlit, aga küll kõik tulevad omal ajal, aga samas natukene ma loodan ka, et Hyundai see võidaks selle tiitli, et see annaks neile kindlasti rohkem boosti, et selles sarjas nagu jätkata ja võib-olla siis ka nii-öelda nooremaid talente jälle üles otsida maailmast, kellele nagu uus võimalus anda. Et see ralli meil on ka ju tegelikult uued inimesed, et meil on Pontus Tiidemand, kes on siis WRC2-st ja mitmekordne meister, kes on siis saanud M-spordi Fiesta rooli ja tema siis meeskonnakaaseks on Teemu Sunninen ja Elvin Evans, kes olid ka suht ühes augus täna, et ka nende poolt on võib-olla juba midagi oodata, et uue autoga ja nüüd nemad on meeskonna nii-öelda nagu esisõitjad, et kui Ogier on ära liikunud, arvatavasti nende peale pannakse vähe rohkem rõhku. Et sealt on ka midagi oodata ja täitsa tahaks näha, kuidas see Tiidemand läheb, et võib-olla Monte on surviving või nii-öelda ellujäämiskursust olla, aga Rootsis juba, kus on tema kodu, siis ma arvan, et ta võib päris hästi üllatada. No, lähme täna ajas natuke tagasi, see shakedown või testikatse oli täna päeval ära
Eesti meedias viimasel ajal hirmsasti kajastatakse seda igasuguste otseblogidega ja samal ajal räägitakse, et ega see tegelikult midagi ju väga ei näita, et sina rallimehena, mida sa nagu näed, kui sa vaatad neid testikatseaegu, vaatad sa üldse neid, pöörad sa nendele eriti tähelepanu? Esimest läbimist. Mina vaatan esimest läbimist. Et mida see täpselt siis tähendab või näitab? Esimene läbimine on see, et kes kohe võttis jalad kuhvalt välja, kes on kohe kõige kiirem ja see on ka rallil, et tegelikult sa ju ei sõida seda katset 4 korda, nagu nemad see testikatset, et seal nad saavad natukene nagu tuunida ja kes võib-olla pingutab mõnes kohas nagu rohkem, et aru saada ja kellel on, vahepeal tehaksegi nagu lihtsalt pulli, et shakedownil just nagu teedki eraldi seade näiteks selle jaoks. Et sa teadki, et see on nagu väga hea seade just sellele nii-öelda väiksele katsele, saadki mega ja panedki teistele natukene sellist kirve peale kohale nagu hõljuma, et kui sa nagu pikalt võidad, et siis nagu kõik peavad hakkama pingutama esimesel katsel. Et see on ka nagu taktika. Teistpidi on ka tehtud seda, et kui sa tead, et sa oled nagu mega heas vormis, kõik tuleb, kõik juhtub, kõik auto istub, kõik toimetab, siis sa on täpselt nagu teistpidi, et sa võtad enne lõppu, võtad veits nagu rahulikumalt. Sa kaotad ja siis esimesel katsel paned kõigile pika puuga. Mulle meeldib öelda maasikas. Lihtsalt, et pärast seda, et see on tegelikult see on lööbi taktika, seda mulle kunagi rääkis Urmo Aava, kui ta oli koos, siis sõitis Citroenis just Sebastian Lööbiga, et tema paneb hommikul 4-5 šotti ekspressot alla, käed värisema ja siis võtab kohe jalad kuhvalt välja ja ralli alguses hakkab kohe nii palju kui torust tuleb, hakkab dikteerima, et siis alati püüda või kiirust juurde lisada on raskem kui kontrollida oma kiirust, et siis eks see on kõik see, mida proovitakse alguses teha ja eks võib-olla täna õhtu tuleb ka põnev, kõik tahavad hakata seda hooaega dikteerima. Kui nüüd vaatatagi neid testikatseaegu, siis esimesi läbimisi, siis Sebastian Ogier täna sisuliselt 2 sekundiga pani kõigil ära esimese läbimise arvestuses, et tundub, et esimesena rajal ka veel. Jah, et tundub, et tal on hoog on päris hea ja Lööb ja Tiidemand olid need 2 meest, kes siis natukene teistest maha jäid seal isegi 5-6 sekundiga. Jah, ei ole hullu. Selles mõttes see shakedown kõike ära ei näita, näitavad pikad katsed, aga eks me seda nüüd vaikselt näeme ja tuleb lihtsalt silma peal hoida. Just nii, hakkab vaikselt otsi kokku tõmbama, aga teeme siin väikese ennusse ka. Järgmine kord oleme siis eetris pärast homset ehk reedest võistluspäeva. Kes on selleks ajaks Monte Carlo ralli liider, kui 8 katset on sõidetud? No ikka Ott, ikka meie Ott on liider. Oleme nüüd ikka omade poolt, aga muidugi lootus on Oti peal. Loodame muidugi. Ott ära kuula seda, see on meie lootus. Aga aitäh, et olite meiega, nagu mainitud, järgmine 6 käik siis eetris juba homme õhtul, kui Monte Carlos esimesed 8 katset on sõidetud. Täna siis esimesed 2 kiiruskatset juba kavas on, nii et Delfi otseblogis kindlasti hoidke asjadel silm peal, kell 20.38 siis esimene auto stardi saab. Kuulata saate meid ikka Delfi taskust ning peagi ka igasugustest iTunesidest ja muudest podcasti rakendustest, mida teie just parasjagu kasutate. Vajutage seal telli, subscribe, mis iganes nupp teil parasti seal silmees on või mida teile pakutakse, et meie saated teieni alati kõige kiiremini ja mugavamalt siis jõuaksid. Ja lõpetuseks veel, kui teil on meile küsimusi, eelkõige muidugi meie spetsialistile Karlile, siis saatke need meili aadressil 6kaik@delfi.ee või siis võite oma küsimuse esitada ka siis Delfi otseblogis kommentaarina, et neid otseblogisid tehes on näha, et inimestel tegelikult neid küsimusi tekib suhteliselt palju, eriti kes ei ole võib-olla aastaid ralli sees olnud, et kas või see on, iga ralli keegi küsib, et võib-olla teemegi teeme otsa lahti, et miks on mõnedel kaardilugejatel või isegi kõikidel 2 kella käe peal? Sellepärast, et üks mõõdab, sa paned 2 kella, ühega sa mõõdad katseaega, millega siis katset lõpetad, et see ei läheks sassi ja sul on alati nagu kella peal on olemas nii-öelda oma võetud aeg, et sa saad nii-öelda vaielda seda nii-öelda ajavõtusüsteemi ja teise käe peal, kuna ralliks tehakse ära itinerary või siis nagu ajakava, et kui palju sul ühelt katselt teisele on aega, siis kaardilugejad programmeerivad enda kelladesse sisse kõik need ülesõidud ja kõik need ajad. Et kui seal mingi nihkumine või asi toimub, et siis sa pead seda natukene ümber programmeerima, aga üks kell neil loeb minuteid maha, kui palju neil on aega, et jõuda järgmisesse ajakontrollpunkti.
eks selline countdown põhimõtteliselt. Countdown ja tegelikult on ikkagi varu, kui sul on, kui kogu elu käib sul ümber nii-öelda kaardi, raamatu ja kella, siis neil nii-öelda telefoniga sa saad seda teha, aga oma käekell on ikkagi kõige turvalisem ja sellepärast neid on 2. Võib-olla mõnel on jala peal ka veel, kes seda teab. Just nii, igatahes aitäh, et olite meiega, aitäh, et kuulasite ja oleme siis tagasi juba homme õhtul. Tänud! Kuues käik.